Tere siis ka minu poolt selle seti viimane ettekanne PRIA vaatest, et me oleme siin praegu selle seti käigus sisuliselt käinud ära satelliidi peal, vaadanud täiesti globaalset pilti ja teisest küljest oleme justkui nagu käinud ära põllu peal ja vaadanud põllupilti, aga neid kõik mõlemaid ettekandeid ja ka minu ettekannet siis iseloomustab sõna andmed. Mina siis olen PRIAs teabeteenuste osakonna juhataja ja me oleme oma arengukavas võtnud ühe suunana arendadagi just selliseid andmetel põhinevaid teenuseid ja täpselt seesama teema, millega just Meelis lõpetas, et meil on vaja neid andmeid kasutada, kas me oskame, meil on vaja tööriistu ja nende tööriistadega sellesama suuna raames PRIA tahabki appi tulla. Aga mida täpsemalt ma räägin, siis alustuseks korra käiks üle selle mõtte, et miks need andmed ikkagi nii tähtsad on veel kord. Ja me oleme palju rääkinud sellest, et PRIAl on palju andmeid ja miks me juba neid ei kasuta, et mis me siin oleme mõelnud sellega, et tuleks nüüd see PRIA andmesaak ära koguda, mis see PRIA andmevaramu meie mõistes on. Kas see tähendab, et PRIA hakkab edaspidi, korjab kõik andmed nagu enda külge ja siis tekib selline tohutu mingi põlluandmestik, mega suur andmebaas. Aga sellest ma räägin. Ühtlasi loomulikult on välja kõik kasud, aga räägin ka väga põgusalt sellest, et kuidas selle kaitsega on, mis ohud sellega kaasnevad. Aga alustan sellest, et kui me räägime põllumajandusest, siis igaüks saab aru, et maa on ressurss, masinad on ressurss, igasugune nendega kaasas käiv tehnika on ressurss. Me hommikusel sellel esimesel setil kuulsime ka sellest, et aeg on väga väärtuslik ressurss. Aga mina tahan teile rääkida sellest või rõhutada üle, et ka andmed on ressurss. Ja nad on ressurss selles maailmas järjest enam, mida enam neid tekib, mida rohkem neid saab kasutada ja kaotajaks jäävad need, kes andmeid ei kasuta või kes neid ei aita tekitada. Et siit tuligi juba eelnevatest esitlustest ka välja, et kui neid andmeid kasutada, siis läbi selle on võimalik ettevõtte kasumit suurendada, on võimalik oma majanduslikku edu parandada, aga ka need samad väljakutsed, mis on seotud keskkonnaga, et mitte ainult see, et kas mul on odavam panna ühte või teist väetist või kuidas toimetada, vaid ka tegelikult see pool, et me teeksime ka tulevikupõlvkondadele teene ja teeksime seda keskkonnahoidlikult ja teeks seda igas mõttes jätkusuutlikult selles vaates, et ma ettevõttena jääksin ellu, jätkusuutlikult selles vaates, et see keskkond oleks kasutatav, et muld, mis on meie üks suuremaid loodusvarasid tegelikult, et see muld oleks ka tulevikus meie järeltulevatele põlvedele väga suur loodusvara. Nii et andmed on ressurss, aga siin tuli ka juba eelnevalt välja see, et kui me neid ei kasuta, siis nad võivad lihtsalt olla iseenesest, nad ei loo mitte mingisugust väärtust. Et see, et mullal on mingisugune lõimis või pH või et väetis maksab nii palju või mu mullaproovis olid niisugused fosfori näitajad, et see iseenesest ei ole väärtus ise, vaid väärtus ongi see, et kui ma oskan neid analüüsida ja kui ma saan neid erinevaid andmestikke omavahel kokku panna. Ma olen vahel mõelnud, et põllumeestel on tegelikult aukartusega kuulen, kui palju on erinevaid tarkvarasid või äppe või selliseid töövahendeid, mida kasutada, aga et kõige keerulisem sealjuures ongi see, et kuidas need andmed, mis tulevad erinevatest äppidest, rakendustest, programmidest, et kuidas neid on võimalik siis kasulikult ära kasutada.
Ja siin ma arvangi, et saabki olla väga suuresti abiks see niinimetatud PRIA andmevaramu. Ja siin ma tegelikult pean silmas ikkagi midagi virtuaalset, mitte midagi sellist, et PRIA siis kogub kuskile oma serveriruumi tähe 4 3. korrusel tohutu hulga andmeid ja siis hakkab neid niimoodi nagu välja andma kellelegi, kes nagu küsib ja võib-olla paremini maksab. Et nii see mitte ei ole. Me oleme nõus sellega, et PRIA-l juba täna on väga palju andmeid, mida me võiksime paremini ja rohkem kasutada. Olgu siis tagasiside andmiseks või vastupidi proaktiivselt oma sektori elu kergemaks tegemiseks. Aga väga palju andmeid on riigil ka mujal laiali, mida tegelikult me saame läbi liidest ja andmete liikumise ka oma andmetele juurde panna, läbi selle neid andmeid rikastada, läbi selle omakorda lihtsustada põllumeeste tööd ja aidata neil aega võita, teha targemaid otsuseid ja nii edasi ja nii edasi. Nii et mõte on siis ikkagi kohe algusest peale olnud see, et me ei pea piirduma ainult PRIA andmetega, vaid me peaksime hoolitsema, et kõikidest andmestikest, milles võib kasu olla, et neid saaks kokku tõmmata või õigemini liikuma panna sellel hetkel, kui neid kasutatakse. Ja tegelikult on andmeid väga palju ka sellistes eratarkvarades, mis on üksikuna oma ette ja võib-olla ettevõtte seeski on väga keeruline, et ma peaksin ühest programmist saama andmed, mis on ühes formaadis ja teised andmed ja siis need kuidagi kokku liitma, et kalkulaatoriga seda kokku liita või paberi peale joonistades ei ole väga ajaefektiivne. Rääkimata sellest, et sealt saaks väga kiireid ja tõhusaid analüüse teha. Nii et selle andmevaramu või PRIA teabeteenuste aluse selline ideoloogia või mõte on see, et andmed on ressurss ja andmed peaksid liikuma, neid peaks jagama ja neid peab panema targalt kokku erinevateks teabeteenusteks, soodustama korduvkasutust läbi selle, sidusust ja aitama sektoril oma siis tõhusust tõsta ja aidata teha otsuseid kiiremini ja teadmuspõhiselt. Korra räägin ka sellest, et on üks suur mure tavaliselt andmete jagamisega see, et äkki keegi saab teada minu sellised ärisaladused, mis sealt andmetest võib välja tulla. Siis milleks üldse, eriti veel, kui me mõtleme ka nendele suurtele ettevõtetele, mida siin ka Taavi ütles, et meil neid on järjest rohkem, et neil on ju väga palju andmeid, et miks nad peaksid neid veel omakorda jagama. Ja siin tulebki mängu selline nagu mikro- ja makrotasandi selline erisus, et mina võin küll oma põllul toimetada ja näha, mis mul seal toimub, ma näen, millised lehed hakkavad juba minema kollaseks, ma näen, mida ma peaksin sellega peale hakkama, aga kas see on seotud suurema trendiga? Seda ma saan teada ainult siis, kui ma näeksin ka teiste andmeid. Mul on võimalus minna ka oma naabripõllu kasutaja käest küsima, et kuule, kuidas sul on, või tegelikult saab ka ise nagu vaadata, kuidas seal naabripõllul on, aga see on omakorda jällegi nagu väga ajamahukas, et käia lisaks oma põldudele üle ka kõik naabripõllud ja teha seda iga päev ja vaadata, kas neil seal midagi on vahepeal muutunud. Et üksikuna tegutsedes on väga kasulik oma andmeid kasutada, neid analüüsida, nende pealt otsuseid teha, aga see üksik ettevõte saab ka palju targemaks, kui ta saab kasutada ka sellist tausta andmestikku või seda, mis tema ümber toimub. Ehk siis siia tõin ühe näite, et kui ühel põllumehel langeb saagikus 5%, siis ta ilmselt esimese hooga saab ju mõelda, et mis ma siis nüüd järgmine kord peaksin paremini tegema ja oli see siis nüüd ilm või ma siin sain midagi natukene vähe või palju või näed, magasin jälle õige aja maha selle
kahjurite tõrjega ja nii edasi. Aga kui sinna kõrvale on info, et aga samas piirkonnas teistel langes saagikus 6%, siis sellel 5% on hoopis teine maik juures. Siis saab vaadata ka seda, et kas see tuli nüüd ilmastikust või see tuli hoopiski mingisugusest sarnasest tegevusest, mida need ettevõtted tegid. Või siis, kui näiteks hoopis selgub, et see piirkonna saagikus tollel aastal hoopiski tõusis, siis on selgelt midagi selles ettevõttes, mida tuleb teha teistmoodi. Nii et selline andmete jagamine annab lisaväärtust kõigile. Et see ei ole ainult see, et ma annan need andmed välja ja võib-olla saan ise midagi samade andmete pealt tagasi. Et üks variant ongi see, et tegelikult ma annan oma mullaproovi ja saan tagasi, et seal on nii palju neid põhinäitajaid, mis seal mullaproovis olema peab, aga et võib-olla mul see üks põld on siin, üks nurk on kuidagi väga eriline ja selleks, et üldse siis saaki parandada, ma peaksin seda erilisust arvesse võtma. Nii et selline suurem andmete jagamine ja tervikuna nii-öelda suure pildi vaatamine annab omakorda lisaväärtust. Ja kui me veel omakorda räägime sellest, et no oletame, et Mati oma ettevõttes otsustas, et tema oma andmeid mingil juhul jagada ei taha, siis terve Eesti pildi saame me ka üldjuhul ilma Matita kokku. Aga kui neid Matisid, kes oma andmeid üldse ei kogugi ega üldse ei soovi kuidagi jagada, kui neid on väga palju, siis tegelikult Eesti oma põllumajanduse konkurentsivõimelisena hoidmises jääb ikkagi nagu väga kõvasti maha, sest meil ei ole seda taustaandmestikku, meil ei ole seda suurt pilti, millega võrrelda siis üksikettevõtja ennast ülejäänud Eestiga ja võib-olla Eesti siis ülejäänud Euroopaga või kogu maailmaga. Et kui siin Urmas Varblane rääkis väga palju, et mida teeb Donald Trump, siis tegelikult temagi otsused ja temagi otsustele tagasiside otsused baseeruvad ju kõik andmetel ja andmetel, mis on pärit üksiku Mati ja Kati ettevõtetest. No, neil on küll tõenäoliselt mingisugused John ja muud sellised tegelased. Nii et läbi selle, et need andmestikud niimoodi liikuma, panna neid jagada ja anda neid analüüsimiseks, tekivadki sellised võrdlusvõimalused, trendid, on võimalik prognoosida, on võimalik poliitikat paremini kujundada, on võimalik ka halvemini kujundada, aga see juba jääb nende kujundajate südametunnistusele. Et mul tegelikult jäi sellest esimesest ettekandest väga meelde see Kesk-Lääne farmerite näide, et Hiina neile kohe soja peale imporditollid kehtestas. Et jah, andmeid saab kasutada ka nii-öelda kellegi kahjuks, aga see pigem kehtibki selliste ekstreemsete nähtuste puhul, et kui me räägime siin nii-öelda normaalsest arengust, normaalsest riigist ja siis pigem on ju soov, et me saaksime tulla toime paremini, et ettevõtted oleksid edukamad ja seeläbi tegelikult ka inimesed edukamad. Nii, ühesõnaga tekib andmetest siis suuremas pildis hoopis teistsugune vaade, kui on üksikfarmeri tasandil vaade ja seda saab ka siis üksikfarmer enda jaoks ära kasutada. Ma toon siia kõrvale kohe ühe näite ühest juba töösse läinud PRIA teabeteenusest, mis küll võib-olla need, kes seda on kasutanud, hoiavad veidi
pead kinni, aga ma tahan seda tuua siia pildile sellepärast, et rääkida sellest ideoloogiast või sellest mõttest, mis on PRIA pakutavate või loodavate teabeteenuste taga. Ehk siis see on näide sellest, kuidas sektori eeskõnelemisel loodi toetusmeede, mis baseerus tegelikult andmete esitamisel. Ja selleks, et ühest küljest riigil anti rohkem andmeid, mida analüüsida, aga teisest küljest sai ka sellest suurema toetuse tagasi. Niisugune ühest küljest win-win situatsioon. Ja kui me siit nüüd vaatame, siis siin vasakul pool, nii, jah, siin on nii-öelda siis tagasisideks selline personaalne vaade, mida siis selles skeemis osaleja saab e-PRIA-st ise vaadata, minu tegevuskohad, minu indikaatorid ja kuidas ma paistan siis välja, et need jooned on siis minu näitajad erinevates tegevuskohtades ja seal on siis ka võrdlus sellise nagu referentsväärtusega, mis ta tegelikult võiks olla ja siit pealt ilusti saab lihtsalt ja kiirelt teha oma järeldusi. Aga teiselt poolt siin paremal pool nii, on selline avalik vaade, mis on siis kumuleeritud ja siin me saame selle sama indikaatori näitel näha, et tegelikult selles referentsvahemikus on ainult teatud ettevõtted, kelle näitajad jäävad sinna, mida me tegelikult ootaksime ja tegelikult siis suuremas osas selles sektoris oleks vaja mingisuguseid parendavaid tegevusi, et need näitajad muutuksid paremaks. Nii et siit poolt saab sisendit nii ettevõte, kes saab ennast võrrelda nii-öelda siis keskmisega, saab võrrelda referentsiga, kui teiselt poolt ka siis avalikkus või poliitikakujundus, et täiesti mõlemapoolselt win-win. Aga nüüd see ideoloogia siin taga oleks ka veel see, et need andmed, mis siia nii personaalsesse kui ka sinna avalikku vaatesse kokku jooksevad, et need peaksid tulema sinna kokku ka samamoodi automaatselt, et neid ei peaks eraldi esitama, aga kuna ma saan aru, et see on meil ikkagi suhteliselt selline uus teenus, et siin on ka veel arenguruumi. Nii et ideaalis, mis saabki PRIA selle sama virtuaalse andmevaramu poolt teha, ongi see, et põllumees on oma andmed juba kuskil esitanud ja teiselt poolt on kuskil teadlased või poliitikakujundajad neid andmeid üldises pildis analüüsinud ja selle pealt me saame nad tekitada tagasi siis mingisuguste kalkulatsioonide arvutustena ja visualiseerida ja mis oleks siis lihtsad, kergesti arusaadavad ja saab selle pealt teadmuspõhiseid otsuseid teha. Et siin ka mõned näited, mõndasid asju me juba oleme teinud, mõned asjad on meil töös ja palju asju on ka sellised pikemaajalised teemad, et näiteks erinevad kalkulaatorid, bilansiarvutused on meil juba töös, on juba, jah, et on juba kasutatavad, aga teisest küljest on meil praegu arendamisel või väljatöötamisel selline asi nagu integreeritud taimekaitse andmeruum ja selle näide on nüüd konkreetselt see, et kui meie e-põlluraamatus ehk siis PRIA e-põlluraamatus või ka erapõlluraamatutes tekivad teatavad andmestikud, siis on võimalik nad integreerida ühte andmeruumi selliselt, et nad oleksid standardiseeritud ja koos kasutatavad. Kui me näiteks on üks e-põlluraamat, siis tema saab kasutada ainult
tänasel päeval ainult selle põlluraamatu kasutajate andmeid, et teha seal arendusi või täiendusi või soovitusi, aga läbi selliste andmeruumide, kuhu poole on üldse terves Euroopas liikumine üldine, et selles andmeruumist saab ta tegelikult võtta laiema pildi, ehk siis selle makrotasandi hoopiski arvesse, mitte ainult enda kasutajad. Või hommikul Mirko oli see, kes rääkis oma ettevõttest, et nad analüüsivad seal, pakuvad töölaudu, aga nad saavad seda teha ainult oma ettevõtte kasutajate või klientide andmete baasil, aga kui neile tekib sinna taha ka võimalus sellest samast integreeritud taimekaitse andmeruumist võtta sisse turvalise teenusena see tervikpilt või makropilt, siis muutub ka nende teenus läbi selle hoopiski kvaliteetsemaks. Nii et läbi nende andmeteenuste arendamise me ei mõtle ainult sellele, et me saaksime siis üksikpõllumeest arendada, et me saaks võib-olla PRIA saaks maru ägedaid teenuseid pakkuda, vaid tegelikult me anname võimaluse andmetel liikuda ja neid teenuseid saavad arendada nende baasilt nii ettevõtted, nii siis põllumehed ise kui ka tegelikult siis avalik sektor. Nii et siin ka siis mõned näiteid veel, et mis siin veel on võimalik arendada. Eeltäidetud taotlusvorme me ju tegelikult juba otsast oleme ka teinud, aga siin on ka nüüd oluline öelda, et selleks, et PRIA saaks eeltäita mõne taotlusvormi, võib-olla isegi proaktiivselt mõnda toetust pakkuda, selleks on ka sisendiks andmeid vaja. Ja mitte siis anonüümsed Mati ja Kati andmeid, vaid tegelikult selle toetuse tahtja enda personaalseid andmeid. Et me ei saa täita Jüri toetustaotlust Mati andmetega, vaid meil on vaja selle sisendiks Jüri enda andmeid. Nii et siis me näeme, et läbi sellise andmevaramu ehk siis andmete liikumise, jagamise, andmeteenuste on võimalik tekitada vähem aruandlust, on võimalik sihtida oma tegevusi, on võimalik, et otsused tulevad kiiremini. Et kui me nüüd mõtleme, see ei olnud üldse kaua aega tagasi ja kindlasti ka väga paljud veel siiani väga armastavad oma ruudulist vihikut, kuhu midagi üles märkida, siis selleks, et neid andmeid analüüsida, pidi neid siis kalkulaatoriga ükshaaval kokku arvutama, liitma, lahutama, korrutama, jagama. Siis meil tulid juba need programmid, et sai need asjad nagu Excelisse panna, aga nüüd on juba võimalik areneda sinna, et on võimalik, et kui ma juba olen andmed andnud PRIA-le, kui ma juba olen andmed andnud äriregistrile, siis on võimalik, et PRIA on andmed andnud vahepeal Statistikaametile, samamoodi äriregister on andnud Statistikaametile, aga meie juba näitame konkreetsele põllumehele tagasi mingisugust visualiseeritud töölauda, sina versus see makropilt ja selle baasilt on võimalik siis juba väga palju kiiremini oma otsused teha, kui ise kalkulaatoriga kalkuleerida. Ja kui tavaliselt selliste andmeteemade puhul selline, ütleme, tavalise sellise lihtsa maainimese või põllumehe reaktsioon on see, et mina ju tean, mis mu põllul toimub, ma tegelikult kõige parema tunnetuse saan põllult, siis tegelikult ma väidan, et läbi selle, et andmed tekitada, andmed jagada ja andmeteenuseid kasutada, on võimalik just nimelt rohkem oma põllul aega kulutada ja sealt siis tegelikult seda tunnetust, mis aitab andmeid analüüsida, juurde saada. Ja nüüd oluline teema siis seotud andmekaitse ja turvalisus. Et tänasel päeval on PRIA-l olemas ISO infoturbe sertifikaat ja see lihtsalt ei ole sõnakõlks, vaid tegelikult see seab PRIA-le väga palju nõudeid, mida me peame iga aasta tõestama, et me neid nõudeid ka täidame. Ehk siis, et me täidame nii isikuandmete kui ka siis infoturbega seotud nõudeid. Ehk siis, et
et need andmed oleksid kaitstud. Ligipääs on ainult rollipõhiselt, ainult seaduslikul alusel, ainult kasutaja õigustest lähtuvalt. Kui me ehitame liideseid teiste registritega, siis need tehakse turvaliselt, et see ei ole lihtsalt, me väga ei taha selliseid liideseid teha, kuigi mõnedes teistes riigiasutustes võib-olla alati ei ole meile pakkuda vastu nende poolt liidest ja me peame ka Exceliga andmed vastu võtma, aga meie eesmärk on jõuda selliste liidesteni, kus andmed liiguvad turvaliselt üle X-tee. Ja mis on ka oluline veel see, et kõikvõimalikud arendused, mis me oma infosüsteemidele teeme, et nad peavad ka teatava sellise turvatestimise läbima ning andmetel on ka sellise varundamise nõue, mis tähendab seda, et ei ole seda hirmu, et tuleb keegi häkker, murrab sisse, varastab andmed ära. Seda võib juhtuda palju lihtsamini üksikettevõttega, kellel võib-olla pole ei ressurssi ega ka teadmisi infoturbesse panustada, aga seda ei saa lubada endale riigiasutusena PRIA. Et sellepärast ka need süsteemid ja nende arendamine ongi nii kallis, et oleks tagatud see ja testitud see, et ei saaks ligi need, kes sellele andmetele ligi ei peaks saama ning kui me siin räägime näiteks ka põlluraamatutest, siis meil on teadaolevalt üks selline näide, et kui erapõlluraamatu pakkuja ettevõte kaob, siis kaob ka see ajalugu või see andmestik, aga registrites, riigiregistrites need andmed ikkagi läbi varundamiste ja nende ajalugu on säilitatud. Nii et selles mõttes ei pea kartma, et PRIA suvaline ametnik läheb ja vaatab minu andmeid, sest igal suvalisel PRIA ametnikul ei ole õigust käia kõiki põllumeeste andmeid vaatamas. Ei pea kartma, et nad lähevad PRIA-st kuskile jalutama, sest keegi tuttav küsis või taheti keegi tahtis suvaliselt andmeid saada või tuli Google, lõi rahapataka lauale ja ütles, et andke meile kõik põllumeeste andmed, et sellist ostmist riigiasutuse käest ei saa kuidagi toimuda. Ja siis ühesõnaga võib olla sellega suhteliselt kindel, palju kindlam kui erafirmadele oma andmete andmisega. Aga siis tulevikust, millest ma võib-olla veel ei ole rääkinud, et kaks asja, et kui räägitakse andmetest, siis hästi palju räägitakse vahest ka andmesisestusest, siis tegelikult me liigume tulevikus pigem sellise reaalaja majanduse poole, kus on andmekorje või andmehõivega tegelevad erinevad andurid, mitte inimesed ei sisesta neid. Ja teine asi, mis on AI teema, et AI selleks, et saaks teha AI-põhiseid teenuseid, AI põhineb andmetel. Ja ainult andmetel. Et kui te nüüd näiteks olete proovinud minna ChatGPT-sse küsida, et mis mina, Mari Maasikas, võiksin oma ettevõttega peale hakata, siis saate sealt absoluutselt suurepärase vastuse, mis on hästi pikk ja ümmargune mull. Võib-olla mõni mõte seal võib isegi nagu kasulik olla. Aga selleks, et saaks sellise vastuse või soovituse või kasu AI-st, peab AI-l olema aluseks nii sinu personaalsed andmed kui tegelikult see makropilt kõikidest teistest kaasnevatest andmetest. Nii et kokkuvõttes mina ütlen, et tahame või ei taha, meie tulevik on digiandmetes ja meil oleks mõistlik sellest võtta maksimaalne kasu. Meie näeme, et me saaksime luua oluliselt selliseid teenuseid läbi andmevahetuste, mis aitaksid kiiremini põllumehel oma otsuseid teha, ettevõtet hoida, arendada ja teisest küljest meie soov on see, et põllumees usaldaks oma riiki, usaldaks oma partnerit ja püüaks saada siis nendest andmevahetustest parima kätte.
Nii et siin all meie selline missioon üheskoos elujõulise ja loodusest hooliva Eestimaa heaks, nii et teeme nendest andmetest koos ühe tõelise jõuallika. Kuna aeg on meil oluline ja natuke oleme üle läinud, aga ma ühte küsimust tahaks ikkagi küsida, sest et nagu ma ütlesin, aeg on oluline. Sa ütlesid, et põllumees saab olla tänu andmetele rohkem aega põllul, aga andmete esitamine võtab ka aega. Et millal sa näed või kas on äkki juba tulnud, et see tasuvuspunkt on käes, kus põllumees saab rohkem aega tänu sellele, et andmed annab või millal see võiks kätte jõuda? Seni, kuni andmeid on vaja käsitsi sisestada, seni seda võitu ei tule. See võit tuleb läbi reaalaja majanduse, kus on ettevõte ise võtab kasutusele võimalikult palju digisüsteeme, mis tema andmed ise registreerivad ja läbi selle on võimalik need andmete edastus ka automatiseerida. Nii et minu soovitus oleks võimalikult palju selliseid digilahendusi oma ettevõttes kasutada. Selge, aitäh sulle.